tere tulemast tagasi. Väga lahe, et olete meiega, kes te siin laivis olete. Tore, et olete siia meiega jäänud ja kõik, kes on teise poole ekraani ka. Tšau ja tere tulemast tagasi. Meiega on koos Liisa. Tere, Liisa! Tere! Mis tunne on? Natukene on pinge, aga... Väga hea, me võtame kohe pinged maha ja ütlen, et kõik inimesed, kes siin koha peal on, kõik inimesed, kes meid vaatavad läbi ekraani, on väga sõbralikud ja kõik tegelikult. Ja me oleme siin ju, et rääkida olulisest teemast. Nii et ma arvan, et siin ei olegi midagi vaja pinget tunda, vaid lähme kohe nii-öelda asja kallale ja räägime nii-öelda sellest... Ma ei tea, mulle öeldi vähemalt, et see on selline tabu teema. Ma ei tea, kas see tundub sinu jaoks nagu tabu teema või see tundub, või rändamine mööda maailma ringi käimine tundub nagu normaalne? Või kuidas see sinu jaoks on? Ma arvan, et tabu teema on võib-olla natukene tugev. Natuke palju öeldud. Aga ma arvan, et see kindlasti on teema, millega inimesed on hästi ettevaatlikud ja ma arvan, et hästi palju sõltub ka muidugi põlvkonnast, kes seda teemat kõnetab. Et ma arvan, et meist natuke nooremad ja meist natuke vanemad suhtuvad sellesse kõigesse nagu suhteliselt rahulikult ja hästi, aga võib-olla vanem generatsioon seal esineb seda. Kas sa oled ise isiklikult oled tundnud ka mingit nagu vastasseisu kunagi sellele, et sa nii palju reisid? Ma arvan, et selles mõttes reisimine ja ränne on nagu erinevad asjad, eks ole. Et reisimisele mingit sükest võib-olla negatiivset ei tagasi, et midagi ei ole otseselt olnud, et seal on teised küsimused, mis tekivad, et kas see on eetiline nii palju reisida näiteks, et kui me mõtleme selle peale, et rohelisem planeeti nii edasi, mis on omaette küsimused ja täiesti omaette topik teiseks korraks, aga kui mõelda selle peale, et inimesed kolivad teistesse riikidesse, on pikaajaliselt viibivad kuskil, siis seal on kindlasti olnud momente, kus ma tunnen, et inimesed ei nõustu, see on okei, et nad ei nõustu, aga võib-olla kohati valedel põhjustel või võib-olla kohati ei põhjenda seda minu nägemuse ei põhjenda seda piisavalt hästi ära, miks nad ei nõustu ja miks nad on selle enda peas nagu mingiks negatiivseks asjaks mõelnud. Kas see võib-olla, Tšema rääkis ka enne huvitavalt, nagu et talle öeldakse, et eestlased ütlevad, et oled hulluks läinud, et sa tulid Eestisse umbes elama Argentiinast, vaata, et kas sul on ka nagu juhtunud midagi sellist, et ongi, et inimesed võib-olla ei saagi aru nii-öelda sellest valikust, mis sa teed, sest et sa elasid Austraalias ju pikalt ka, lisaks paljudele muudele kohtadele, millest me kindlasti hakkame rääkima, aga näiteks on olnud sellised inimesi Eestis, kes ei nõustu või ei saa aru, et miks sa näiteks Austraaliast tagasi Eestisse kolisid? Väga palju, aga ma teen hästi palju, näen vaeva selle nimel, et nad saaksid aru. Ja ma olen selles mõttes suhteliselt selline vaidlusimuline võib-olla. Meeldib sul vaielda? Mulle meeldib vaielda. Ja ma nagu teen seda suhteliselt nagu passionately siis. Suud jõuliselt? Võib-olla mitte jõuliselt, aga ma nagu ei jäta jonni ka, et ma nagu, aga räägime natukene veel, aga las ma selgitan, aga räägi, mis sa mõtled. Ehk siis ma arvan, et enamus inimesi, kes on algselt, nad ei ole võib-olla meelt muutnud, aga nad on olnud sunnitud ära kuulma ja nad on rohkem mind mõistnud minu valikutes, sellepärast, et ma saan aru, miks nad nii mõtlevad ja mida vähem sa ise võib-olla oled kogenud just mujal elamist, mitte mujal reisimist. Seda ahvatlevam see kõik tundub nagu iga asjaga, et muru on rohelisem seal eemal, kus meid ei ole. Kuule, aga huvitav oleks kuuleda sinu definitsiooni. Nüüd sa oled ise rääkinud nii-öelda mujal elamisest versus nii-öelda reisimisest. Kus see piir jookseb sinu jaoks? Et mis hetkel sa nüüd, ma lihtsalt reisin, ma ei ela siin?
ma arvan, et kui sa hakkad oma mingit sellist significant rolli sellesse ühiskonda panustamises. Et kui me räägime sellest, et minna nädalaks 2 kuuks, mida iganes kuskile, siis tihtipeale see on nautimine, tihtipeale muidugi sa alati panustad selles mõttes ühiskonda, et sa tarbid tooteid, sa kuidagi toetad seda majandust seal riigis siis või linnas või mis iganes. Aga ma arvan, et see tegelik panus toimub võib-olla natukene teisel tasandil. Ja kui sa teed teadliku valiku, et sa hakkad panustama sellesse ühiskonda, selle asemel, et sa panustad sinna, kus sa pärit oled, kus sa elad pidevalt, siis vaikselt hakkab see shift toimuma. See on lihtsalt, ma arvan, kuidas ma enda peas seda olen lahti mõtestanud, et ma ei pretendeeri sellest. Ma ei tahtnud definitsiooni, vaid ma tahtsingi teada, et kuidas Liisa seda asja nagu näeb. Et mõnes mõttes siis ongi võib-olla see ka, et ma võin olla kas või kuskil transiidis, ma võin minna kusagilt läbi, olla 1 päev kusagil, aga kui ma olen meelestatud sellised, et ma tahan siin ühiskonda nii-öelda endast mingi jälje jätta või kuidagi seda ühiskonda sinna panustada, kas see on siis elamine või? Või tahad sa ajaliselt ikkagi defineerida? Too mulle näiteid sellest significant panusest, mis sa saad anda 24 tunni või vähemaga transiidis olles. Seda ma küsingi, et kas see, et kus kui sa saaksid tuua näiteid, siis ma saaksin oma arvamust muuta ja meelega. Okei, las ma mõtlen. No, sa tõid välja nii-öelda selle majandusliku teguri, et see on ju tegelikult väga suur panustamine, kui nii-öelda ma tarbin nii-öelda selle kultuuri mingeid tooteid või mingeid saadusi või mis iganes, siis ma panustan sinna ühiskonda. Kui ma näiteks selle 24 tunni jooksul võtan aega, et kuulata näiteks selle riigi inimeste mingid lugusid, kui ma näiteks räägin mõne inimesega, kes on turu peal, õpin selles keeles, kohalikus keeles mingeid sõnu näiteks ära, et mis see nagu, et kust see nagu jookseb, ma mõistan sind ja kindlasti eriti see lugude kuulamise ja nende edasi rääkimine, see on selline, ma arvan, hästi positiivne või positiivse mõjuga asi. Aga kui mõelda toote tarbimisele, kui oletada, et sa oled transiidis 24 tundi, sa lähed esimesena hotelli, enamus hotelliketid, kus iganes sa ka ei satuks, mis on mingid sellised reaalsed hotelliketid, kuhu sa läheks, et sa ei lähe otsima mingit, ma lähen sinna külamajutusse, kui sul on 24 tundi, et sa võtad, siis need on eurooplaste poolt omatud pea kõikides riikides. Ehk siis sa ei panusta selle riigi heaolusse, sa panustad ühe korporatsiooni heaolusse, mis ilmselt asub kas siis Põhja-Ameerikas või siis Euroopas eeldatavasti on ju. Samamoodi toodetega, et kui sa oled kuskil 24 tundi, kui sa lähed turule, super. Kui sa lähed supermarketisse, siis need tooted, mis sa sealt leiad, need on jällegi, isegi kui nad on seal riigis müüdavad, siis see kasu, mis sinna riiki reaalselt jääb, on niivõrd minimaalne. Ja ma arvan, et see rahaline panus on tegelikult üks kõige väiksematest panustest, mis me saame anda ja ma arvan, et Chema on hästi hea näide sellest, et kui ta oleks Argentiina ärimees edasi olnud, kui paljud meist teaksite ja kui paljud meist tunneks, et ta on meie elu mõjutanud ja samal ajal ta võttis sellise otsuse vastu, et ta õpetab, ta panustab sellesse. Seda ma näen panusena rohkem kui majanduslikku mingit panust. Okei, aga kuidas räägime võib-olla selle tausta ka, võib-olla mõni inimene, kes on siin täna või vaatab, võib-olla ei ole kursis või ei tea, et sa oled käinud 56 riigis, sa oled nii-öelda reisifanatt, võib nii öelda, ja see on nii-öelda sinu kirg. On tegelikult ju maailma avastada ja erinevates kohtades käia, erinevates kultuuridest õppida ja minu meelest see on üli äge. Võib-olla nüüd räägin nagu oma nägemus
sellest, et miks sa seda teed ja mis on need, kui sina kuhugi lähed ja oled seal mõned nädalad või mis iganes, et mis on need viisid, kuidas sina nii-öelda, mis endale nii-öelda fookuseks siis võtad? Okei, kui ma alustan algusest sealt, et miks ma või kuidas ma sinna nagu rajale sattunud olen, siis ma arvan, et see on väga suures osas tänu emale. Et meil oli justkui selline elustiil, et enamjaolt aasta sees mõlemad tegid hästi palju tööd, aga siis mingi 6 aega ja nagu tõesti hästi palju ja siis 6 aega oli niimoodi, et see jõulude ajal, sest me ei ole mingid suured jõulutähistajad ka, nagu see langes hästi kokku. Mis mõttes te ei ole jõulutähistajad või? No mina isiklikult ei ole üldse, jah. Aga ega vist vanemad ka mingid suured fännid nagu ei ole. Okei. See on mingi kultuuriline põhjus või mingi... No minul on endal siuksed ka suhtelised võib-olla... No räägi. Ma ei tea, kas see on teema, mida siin kõneta. Ma tunnen, et see on võib-olla liiga suur teema, et ma arvan, et jätame selle praegu. Küll. Ühesõnaga, teil ei meeldi jõule suurelt tähistada? Ja selles mõttes, et ei pane kellegile pahaks, ilmselgelt, kuidas saakski. Ja ega kui ma satuks kuskil, kus tähistatakse jõul, ma ei oleks mingi no, ma lähen ära. Ja et ei käi nagu mööda tänavaid mingi ja päkapik ei löö jalaga. Ja mingi suur silt vihkan jõule, nagu ei ole nii. Aga lihtsalt ei pane mingit teadlikku effortit sellesse. Nii suurt rõhku ei pane. Tavai. Just. Ja me alati käisime kuuks ajaks lihtsalt kuskil kohtas ära ja kui mõtled selle pealt, ma olin 3, kui me esimest korda kuskil käisime, see tähendab, et see oli 2000. aastal. Siis ei olnud mingid sellised eksootilisemad destinationid väga teemas, et inimesed reisid nagu suhteliselt vähe ja suhteliselt nagu selliste teatud kohtadesse. Ja mu ema oli nagu selles mõttes lahedalt julge, et ma ei tea, mingi 5 käisime Venezuelas, ma ei tea, vihmametsad, Tšiili, mingi India, mingid täiesti siuksed kohad, et nagu, et kõik olid mingi, et esiteks nagu, miks sa viid oma last sinna, nagu mida sa teed nagu, teiseks see kõik oli tihti peale suhteliselt ekstreemne, et mitte kunagi nagu ei olnud siukest asja, et broneerime selle hotelli ja siis me oleme seal nagu, me tulime kohale mingitesse kohtadesse, me vaatasime nagu, et kes kuhu kutsub, kuhu teeb viib umbes, mitte päris küll niimoodi, et kes kuhu kutsub, aga et tuled kohale, hakkad uurima vaikselt inimestelt, et kus siin tasuks ööbida või käia või teha või olla nagu ja see kõik oli hästi selline loomulik ja see kõik oli hästi inimlik just sellest küljest, et me elasimegi reaalselt, ma elasin vihmametsas paar nädalat mingite lastega, kellega meil ühist keelt ei olnud, tegid mulle mingeid mänguasju, ma õpetasin neile mingeid mänge nagu, ja see kogemus, mis sa sellest saad, on niivõrd teine kui see, et sa lähed, ma ei tea, võtad Türgis 8 nädalaks hotelli, ei käigi sealt hotelli territooriumilt väljas on ja võtad päikest. Need on ilmselgelt nii-öelda 2 täiesti nii-öelda äärmuslikku või nagu eri nii-öelda vajadustele suunatud nii-öelda kogemust ka. Absoluutselt. Ja ma ei ütle, et see on halb, see on ka vahel vajalik, inimene vajab puhkust ja vahel see puhkus võibki olla selline. Aga ma arvan, et see õpetas mulle hästi palju selle kohta, et need inimesed ei ole kuidagi teistmoodi, kui mina olen. Mul on neilt palju õppida, mul on äge nendega, ma tulen tagasi, mul on nii palju lugusid. Vanas olid? 5, jah. Ja mis sa mäletad nagu sellest konkreetsest sellest? Ma mäletan väga palju, ma mäletan enamus asju, ma arvan, ma ei tea, ma olen kuulnud, et teised inimesed enda lapsepõlvemänast see võib-olla ei mäleta nii hästi, ma ei tea, kas see on lihtsalt need inimesed, kellega ma olen kokku puutunud või nagu see ongi mingi teema. Ja siis ma natuke lugesin selle kohta, et see on justkui see, kui palju sa tuletad seda lugu endale meelde pärast selles ajas, et võib-olla kui ma ei oleks seda kõigile pidanud jutustama, aga ma tõin mingi 10 aastat veel peale seda. Nüüd on väga hästi meeles. Just, aga ma mäletan seda kogemust nagu
terviklikult peaaegu, et magasime põhimõtteliselt moskiito lihtsalt võrkude sees, ülipalav on, see on põhiprobleem, et ongi mingid väiksed elukad. Käisime, mäletan, et ülišokeeriv minu jaoks, ma nägin esimest korda ananassi, mis kasvas maas ja ma olin mingi wow, nagu, et ta kasvab maa. Ja mitte, et ma ei teagi, mis ma ise arvasin, kus ta kasvab, võib-olla ma 5 aastasena ei arvanudki mitte midagi selle kohta. See oli Lõuna-Ameerikas või? See oli Lõuna-Ameerika. Just, vaata, et nagu, et mingi jube tuttav asi, nagu peake on sealt väljas nagu. Ma olen seda tutti kuskil näinud ja ma tean. Just. Ja seda oli, keegi tõppes välja, vaata, ma olin mingi can't believe it, nagu tundus ebareaalne. Lapsed näitasid, kuidas nad tarantulaid püüavad. Lihtsalt on, vaat seda, nagu ülinaljakas, ülilahe, said mingi ja ülinaljakas, ülilahe, nagu. Appikene, okei. Nii et selliseid hetki, kus sa nii-öelda oled just nagu heas mõttes selliseid kultuurishokk, kultuurishokk on selline sõna, mida me palju kasutame, aga juba väiksest saatis olid nii-öelda harjunud sellega, et ma kusagil, et ma õpin nii-öelda teistelt kultuuridelt ja ma kuidagi, aga mind huvitab see, et kust su emale siis nii-öelda selline asi külge on jäänud, et ta läheb kuhugi võõrasse kultuuriruumi ja on nii avatud ja kuidagi ja oskab nii hästi kuidagi vooluga lihtsalt kuidagi kaasa minna? No ma arvan, et need on teatud iseloomu omadused kindlasti, aga teist küljest, kui sa mõtled, te ei olnud võimalust reisida üldse kuskile, ükskõik kui väga sa tahtsid, siis see on kindlasti jagab inimesed nii-öelda kahte sellist leeri, et ühed, kes selle tagajärjel ei tahagi, ei julgegi, see muutub nende mugavustsooniks, nad ei taha sealt välja ja siis on teine pool, kes mõtleb, et tänu selle, et ma nii kaua aega ei saanud seda teha, ma tahaks nüüd seda topelt teha. Ma arvan, et see on kindlasti üks asi ja ega ma täpselt ei ole uurinud, aga minu teadmiste järgi tegeles suhteliselt palju spordiga, mis siis tegelikult tal võimaldas ikkagi natukene reisida, talle meeldis see ja spordi et see pisik, selle kohta öeldakse, vaata reisipisik, et tegelikult see on ju natuke on ikka ju, sa oled nagu natuke haige. Täiega on natukene, see on nagu fulli. Sa oled nokkis, reisipisikust. Et kas ma olen ma ise kogenud seda, aga sul võib-olla ilmselt veel enam on see, et sa tuled näiteks tagasi oma baasi, ja kas sind muudab nii-öelda nagu närviliseks see, et kui sul ei ole järgmist nagu reisi plaanis või? Mind muutis see vanasti kindlasti võib-olla närviliseks, aga siukseks, jah. Aga ma arvan, et kui see COVID hakkas, siis mul endal, ja me kõik areneme, õpime, aga kuidagi mingi viimased 2-3 aastat ma olen hästi olnud nagu selle suuna võtnud, et lihtsalt ise ennast analüüsida, mõelda, mis, kuidas, miks, käitumismustrid, kõik selline asi. Ja samamoodi nagu jällegi Gemma välja tõi, et see on lihtsalt mingi põgenemisviis justkui reaalsusest, mis meile tundub hästi tervislik võrreldes teiste põgenemisviisidega ja me sellepärast õigustame seda endale ja me kuidagi, see on saanud normatiiviks ja see on isegi siuke hea normatiiv justkui, et kui sa selle asemel, et pidutseda reisid, siis sa oled tubli, aga kui sa teed seda valedel põhjustel, kui mõtle tegelikult selle kontseptsiooni peale, et sinust tekitab ärevust või pahameelt see, et sa pead olema oma kodus. See ei saa olla õige. See on päris huvitav asi, mida nii-öelda läbi analüüsida nii-öelda enda jaoks. Et sa tundsid, et kui nii-öelda piirid nii-öelda kinni pandi, mida sa siis nii-öelda enda jaoks, kuidas sa seda lahti hakkasid siis mõtestama? Esiteks ma alguses olin suhteliselt kindel, et mingi 6 aja pärast ka. Ja, kohe tuleb. Ega nii hull ka ei ole nagu. Ja ma pean tunnistama, et ma reisisin selles mõttes suhteliselt ikkagi, et ma
ma tulin veebruaris tagasi, siis see kõik algas ja samas suvel, juuni, juuli, august ma olin Euroopas ka reisin nagu. Et ja siis peale seda tõi nagu pikem paus. Aga ma selles mõttes ma nautisin seda aega. Mulle tõsiselt meeldis, ma ei ole nii hästi siuke pigem olen omaette nagu inimene siuke, et minule see ei tekkinud nagu mingit stressi, et appi ma ei saa väljas käia, ma ei saa mingi 10 kuskil olla, et mul oli väga okei nagu, aga ma arvan, et mingi hetk, kui ma kuulsin, et inimesed minult nagu hästi palju küsivad seda, et kas sa oled juba nii pinges ka umbes seepärast ei saa, ma hakkasin mõtlema, et aga miks nad niimoodi küsivad nagu, et kas selles võib olla mingi tõetera ja kui ma hakkasin vaatama enda viimast paari aastat, ma vaatasin aastat enne Covidit, ma olin Eestist ära arvutasin mingi 230 või 40 päeva nagu. Wow, ülipalju. See on nagu, ja siis ma saingi nagu aru, et nad küsivad seda kõike põhjusega, sellepärast, et jääbki selline mulje ja see ei ole lihtsalt mulje, vaid nii oligi. Et ma ei tundnud väga palju võib-olla rõõm mingitest asjast või osanud nagu neid nagu nii palju hinnata ja kui vähekenegi mingi võimalus tekkis, siis ma kibelesin kuskil ära ja ma nagu panin selles tempos kogu aeg edasi, mis ka lõpuks ei ole selles mõttes ka hea, et sa ei suuda nii palju seda endasse võtta, ma arvan, vähemalt ma ei suutnud. Võib-olla sellepärast, et see mindset oli vale, aga et nagu jällegi, nagu Jim ütles, et on vahe selle, et sa lähed sellepärast, sa tahad kogeda ja vahe selle, et sa lähed sellepärast, et sa ei taha olla siin. Just. Hästi suur süke mõttelaadi vahetus. Kas ma põgenen kusagilt või teistpidi? Ja kindlasti mul oli mõlemat, aga ma arvan, et mingil hetkel nüüd tagasi vaatas, siis ma absoluutselt seda ei osanud näha. Aga nüüd tagasi vaatas ma saan nagu aru, et mingi osa sellest oli selline, et seal kaalus üle see siit ära saamise element seda, et ma tahan tundma õppida seda kultuuri või ma tahan avastada ja näha. Nii äge ju. Aitäh, Covid! Et tegelikult see on ju väga suur siuke mõttelaadi vahetus, mis sa iseenda jaoks kuidagi, millele sa nagu selgusele jõudsid. Kus lihtsalt võib-olla täpsustuseks mulle, mis on need riigid, kus sa nagu pikemalt oled siis olnud? Defineeri pikemalt. No ma lootsin, et sa ise nagu teed seda. No ma ei tea, rohkem kui, mis piirangu me paneme? Ütleme rohkem kui 10 kuud või? Rohkem kui 3 kuud. Rohkem kui 3 kuud. Väga vähe, peaaegu mitte kuskil ei ole olnud. Te panite nii hea selle, et on vähe kohti, kus ma olen olnud rohkem kui 3 kuud. Võib-olla nüüd ei suuda muidugi meenutada, aga võib-olla ongi ainult Austraalia nagu tegelikult. Sest et jah, mingid on olnud, et kuu aega mingid on, et käid tagasi paar korda, aga nagu ma ei ole kuskil elanud. Aga kui kaua sa Ausis elasid? Mingi 6-7 aastat. 6-7 aastat. Minu meelest oli hullult lahe, kui ma ei tea, kas oli esimene kord või äkki teine või midagi, kui me olime tutvunud, ma olin alati suga, me olime alati loogiline eesti keeles, vaata alati suhelnud, on ju. Ja siis järsku, kui sul oli vist Austraalia sõber oli ja siis rääkisid oma vahel inglise keeles, ma olin nii šokis, ma olin mingi, oota, mis asja, kuidas sa siukse Austraalia aktsendiga nagu räägid, et see on nii äge. Ja ma olin täiega nagu impressed. Ja see oli tüli, ma mäletan, see oli üli hyped, sa tõid see. Ma olin nagu mingi, räägige oma vahel, ma tahan kuulata. Minu meelest Austraalia aktsent on kõige ägedam inglise keele aktsent, siis ma kuidagi ise nii nagu fännasin. Midagi fanboy. Et tegelikult on ju, see on nii ilus.
ja nagu see, kuidas nad räägivad ja mis nagu mingid slängi sõnu kasutavad ja üliäge. Mis sulle endal nii-öelda see Austraalias oldud aeg, kuidas sa esiteks nagu jõudsid selleni, et nüüd see on see koht, kus ma tahan minna? No ega mina samamoodi nagu sina, ma ei läinud vabatahtlikult. Ei olnud valikut? Et keegi otseselt ei küsinud ja ma läksin emaga koos. Ma olin suht pisike, ma olin mingi, ma ei tea, 10-9 midagi sinna kanti. Ja nii, et ma ei jõudnudki see valiku ja ma lihtsalt läksin. Mind võeti kaasa. Sa juba olidki seal, jah. Et see ei olnud nii-öelda teadlik valik, aga nii, et sa olid umbes, mis sa ütlesid, sa olid 10. Ja ma täpselt ei mäleta ka midagi sinna kanti, jah, ma arvan. Nii, et teismeiga möödus sul siis Austraalias. Mis sellest ajast mis sul kuidagi sellised eredamad nii-öelda sinna saabumisest, mis on eredad nii-öelda mälestused, et mis sulle tundus nii-öelda kõige suurem nii-öelda muutus? No kõik oli täiesti teistmoodi, ma ütlen ausalt. Ei, no sa olid literaali teisel pool maakera. Ja sa, okei, väiksena selles mõttes me oleme natukene paremad adapteerujad, aga nagu ega ma ei osandki mitte mingeid nagu ühiseid elemente justkui nagu koduga leida, et kõik, et kui sa vaatad kliimat, kui sa vaatad inimesi, kui sa vaatad keelt, ükskõik nagu kuhu sa ka ei võra, siis kõik on täiesti teistmoodi. Ja isegi vesi, mis vetsupotis teistpidi keelt. Läheb teistpidi. Ja nagu ma mäletan, et see tegelikult oli nagu hästi raske kõik mu jaoks. Sest et nii sellised kerged asjad, mingi keelebarjär, see oli nagu, see oli nagu tõsiselt nagu nõmest, et ega ma ei oodanud, et ma pean kunagi, eks ma siis ikka nagu, mulle meeldis inglise keelt õppida, aga eks ma ikkagi suht palju lollitasin ja tegin mingeid asju, sa oled mingi teises siin nagu, sa oled mingi jube lahe nagu, cat dog, läheb nagu. Ja siis sa tööd sinna ja järsku, sul toodetakse nagu, et sa teed oma kodutöid ja sa saad aru ja sa suhtled teiste inimestega ja ma esimesed 6 kuud ma käisin siukse väikse, ma mõtlen, emalt võtsin mingi siuke sõnastik nagu, ja siis ma mingi lihtsalt oodake nagu, nagu, et ma jõuan kohe sinna lehele, kus see sõna on nagu. Ma võtan nüüd selle lause sõna haavad nüüd praegu. Aga nii oligi nagu, see oli täiesti kohutav ja ma panin nii palju mööda igast asjadega ja nagu inimesed vaatasid niimoodi, et okei, et millest sa räägid üldse nagu mingi nõuitu. Aga mis 10-aastasena, mis olid need asjad, mida sa võib-olla tähele panid kõige rohkem? Need erinevused, mis need lihtsalt huvitav oleks teada? Täiskasvanu sa märkad nii-öelda muid asju, 10-aastasena sa kindlasti nii-öelda nägid mingit teissugust. Ma arvan, ma olin ülikeskendunud lihtsalt oma isiklikule kogemusele, ma ei vaadanud suurt, mis mu ümber nagu toimub, eks muidugi mingid nagu lihtsad asjad ikka, aga ma ei mäleta, et see mul nagu kuidagi otseselt oleks meeles olnud, sellepärast, et ma olin niivõrd keskendunud sellele, et kuidas ma saan mingid sõbrad, kuidas ma koolis hakkama saan, et mis ma üldse nagu tegema peaks või kuhu suunas ma nagu liikuma peaks ja selles mõttes huvitav, et Austraalia on suhteliselt ütleme selline koht, kus on kõik erinevad inimesed koos. Aga selle vaatamata nad hästi paljud, ja see on kindlasti ka nagu laste ja täiskasvanute erinevus. Et see, et sa nagu räägid mingit teist keelt kodus või see, et sa kuskil, see on nagu no-go nagu. Et hästi, et kui me siin oleme harjunud, et pärigeis räägitakse seda keelt, see on mingi 100 keelt sinnapoole, seal räägitakse seda, siis kuna see on niivõrd suur riik, sa võid lennata mitu tundi ja sa oled ikka Austraalias ja kõik räägivad ühte keelt ja kuna kõik on, või enamus inimesi on teinud teadlik otsus, et nad tahavad olla seal mitte oma
kodus mingil põhjusel, siis hästi paljud neist ka üritavad nagu unustada justkui seda ja noh, nagu sellest kultuurist justkui lahti öelda ja tulla siia, olla uues sellises keskkonnas, siis kui sa oled see inimene, kes tuleb ja sa räägid aktsendiga ja sul, noh, ma ei tea, kõik oli nii teistmoodi, et ma ei tea, meil mingid pakid kodust mingi, ma ei tea, lõuna kaasa, mis on teistmoodi kui teiste laste lõuna. Need kõik asjad tunduvad nagu niivõrd väiksed ja niivõrd nagu mõttetud asjad, aga see kohe tekitab inimestes pinget, nad vaatavad sellise nagu pilgu, et mis sa teed, miks sa teed nii. Ma just tahtsingi seda nagu öelda, et selles eas ma mäletan, ma ise käisin 6. klass vist tegin nii-öelda USAs 1 aasta nii-öelda vahele siis Eesti koolile. Ja ma mäletan nagu seda, et mingid lihtsad asjad, mis ma teistmoodi tegin, aga mis mul endal nii-öelda ma hakkasin nii-öelda sellist häbitunnet tundma selle eest, et ma olen nagu erinev, on ju. Et kuidas sul oli, et kas sa püüdsid nagu varjata neid asju? Täiega. See oli nagu põhiline asi ja ma arvan, et tegelikult see on ka üks suurtest põhjustest, miks sa mainisid seda, et inglise keel, ma arvan, et ma julgen öelda, võib-olla nüüd on natukene käest ära läinud, aga ma julgen öelda, et siis, kui ma ei tea, ära tulin Austraaliast, ma rääkisin nii, nagu räägivad austraallased. Keegi ei teadnud, et ma ei ole selleks ajaks enam peale nime. Võin nii-öelda kinnitada. Ja, et nime järgi võib-olla kellelgi tekkis küsimus, aga kui ma suhtlesin oma sõpradega, olin seltskondades, enamus inimesi ei teadnud, et ma olen kuskilt mujalt pärit. Sellepärast, et ma mäletan, et see oli mingi asi, mille inimesed vaatasid nii-öelda viltu või mingeid nälju tegid või kuidagi nagu see kõik oli hästi ebameeldiv mu jaoks ja ma üritasin niivõrd nende moodi olla, kui vähekenegi võimalik nagu ja kui, ma ei tea, keegi käis mul külas, siis ema rääkis aktsendiga ja siis ma mäletan, et ma enda nagu sees, et nagu muidugi see kõik on üli okei ja nagu ma ei peaks sellise asja pärast läbi, aga mäletan nagu sisimas ma olin mingi it's not so good. Ema, palun võtta kokku ennast. Fake it, ma. Come on. See on nii, mis hetkest sa hakkasid nii-öelda märkama, sest et ma pean tunnistama, minu jaoks tuli nagu palju hiljem, kui oleks võib-olla võinud. Loodetavasti sa olid minust nagu targem. Mis hetkest sa hakkasid nii-öelda just nagu embrace'ima ja väärtustama nagu oma sellist nii-öelda multikultuurilist tausta? Halvad uudised sulle sellest, et see ei ole nagu üldse vähem. Ega selles mõttes terve aeg, mis ma seal olin, see oli see nii-öelda mask, mida ma kandsin. See oli täpselt see iga ka ju. Ja see on väga see iga nagu sellepärast sa ei saa olla 16 ja mingi mitte olla teemas nagu see on välistatud. Aga siis, kui ma tulin nagu Eestisse, siis see oli hästi naljakas. Siis ma kogesin vastupidist nagu et kõik on mingi Austraaliast tulnud mingi nagu, kes ta arvab, et ja siis ma ei mingi, nagu, et lihtsalt nagu ei saa võita mitte kuskil. Oma peas ma nagu mõtlesin, et ülija, ma lähen tagasi koju. Need on minu inimesed, see on minu spot, ma tean seal kõike, kõik on ülija. Ja siis ma tõin siia ja kõik sõbrad, kes mul olid olnud, kõik, isegi mingid sõbrad olid mingi, nagu, et ja mul ei olnudki enam sõpra, mul ei olnudki enam, nagu, ja siis mingi, et okei, et ülipõnev, et mis ma nüüd teen, et mul ei ole mingid kolmandat valikut, kuhu minna, nagu, et, aga see oli, ma arvan, võib-olla see adapteerumise või selle embrace imise hetk, et siis ma olin küll, et okei, teate, et ei sobi teile, see on teie asi ja ma leian endale uued sõbrad ja palju laedamad sõbrad ja et mingist hetkest sa pead selle piiri tõmbama, sest vastasel juhul nagu ongi, et sa oled nagu kaoses lihtsalt. Ja tegelikult see on ju üliväärtuslik õppetund see hetk, kui sa muudad oma mindseti, et ma nüüd kuidagi teen mingeid asju selleks, et pliisida neid inimesi, kes mu ümber on versus see, et ma olen tegelikult selline nii-öelda segu või kombo nii-öelda nendest asjadest kõik ja see teebki minust nagu minu, on ju, et see on nii oluline nagu sellesse kuidagi punkti jõudmine. Mul tundub, et
kahju, et meil nii kaua sellega aega natuke läks, aga me jõudsime sinna. Me lõpuks jõudsime. Väga hea, et me jõudsime sinna nii välja. Mis sa tahaksid öelda inimesele, võib-olla kes on siin või inimese, kes võib-olla vaatab, kes on ise võib-olla läbi minemas just sellest hetkest nagu, et tahaks natuke nagu kuidagi nagu varjata seda minu, kust ma võib-olla tulen või milliseks mind nagu kujundatud on, et mis soovitusi sa ise võib-olla jagaksid sellisele? See on väga raske küsimus selles suhtes, et ma arvan, et see teekond on niivõrd individuaalne ja ma arvan, et need lahendused on niivõrd individuaalsed ja selles mõttes, et see on okei, ka kui sa teed mingeid asju ümber ja sa võtadki uuest kultuurist ka midagi, aga jällegi, et see ei peaks olema sellepärast, et sul on häbi, vaid see peaks olema sellepärast, et sa teed seda hea meelega, on ju. Aga ma arvan, et tänasel päeval on nagu see, et teistsugune olemine on cool. Muidugi. Et selles mõttes, kui me räägime hingetasandil, see on alati cool. Aga kui me räägime ühiskonna trendidest, siis praegu on see aeg, kus mida teistsugusem sa oled, seda lahedam sa oled nagu. Ehk siis, kui sul on midagi, mida teistel ei ole, siis vähe sellest, et see on lihtsalt sulle endale väärtuslik, see on ka veel trendikas praegu. Just, et sa oled nagu, täpselt, sa oled nagu selle kulla hunniku nagu otsas, et mida mitmekesisem nii-öelda sa oled, nii head pointid minu meelest jäid siit kuidagi sellest arutelust kõlama. Korra paiskan õhku, et kas on küsimusi tekkinud kellegil siin saalis, äkki mõnel virtuaalsel vaatajal? Siin oli küsimus, et kas tänu sellele, et sa oled nii palju reisinud, oli sinuga lihtsam Austraalias kohaneda? Väga hea küsimus. See on ülihea küsimus. Nii ja naa, ma arvan, et mingil määral kindlasti, sellepärast, et kõik see, et ma ei tea, uued toidud või uus mingi selline väline keskkond, see ei olnud mulle nagu otseselt raske, aga ma arvan, mis võib-olla oli siuke, mis topelt trikiga veits, on see, et kui ma räägingi sellest, et ma käisin kuskil vihmametsas, siis see, kuidas need inimesed seal su vastu võtsid, oli ülimalt positiivne, lapsed, täiskasvanud, kõik. Ja mingil määral ma vist eeldasin, et nii lähebki nagu, et see ongi normatiiv, kõik käituvadki nii ja ma ise läksin nagu täiega selle vaibiga peale, ma olin siuke üli usaldav, üli nagu avameelne, kõigiga ma olin mingi me sõbrad, aga reaalsus oli nagu siuke veits teine ja ma arvan, et kuna ma olin nii valmis, et kõik saavad olema nii tarjad, et ma olin enda peas nagu selle niimoodi mõtestanud, siis mul läks nagu kõvasti kauem aega, et nagu aru saada sellest, et võib-olla ei ole päris nii nagu, et selles mõttes seal on head ja halvad nagu. Ja ega see oli nagu selles mõttes nagu siuke, ütleme võib-olla suur enamus nagu, et see oli ka see aeg mingil määral, see oli vanuse mõttes on ju lapsed koolis, mingid siuksed klassid, kus nad veel ei tea väga palju sellest, mis maailmas toimub, miks. Samas kindlasti ka siuke aeg, kus mingid poiste ja tüdrukute teemad vaikselt nagu ja siis tuleb mingi uus tüdruk lambist siia ja siis nagu seal juba tekivad mingid konfliktid on ju justkui. Siis pluss see, et see on hästi selline, hästi ameerikalik selles mõttes, et kõik hästi naeratavad ja kõik on ülimalt sõbralikud nagu, et meil Eestis keegi ei naerata sealt nagu sulle lambist nagu, et see on midagi nagu siukest juba poolanoali on ju, et seal kõik on ülimalt sõbralikud, aga see reality on hoopis teistsugune nagu selle hästi naeratava, hästi sõbraliku fassaadi taga, on ju. Et ma arvan, et see oli, ja minu jaoks oligi selline esimene kord, kui ma seda kogesin, sest et enamus riigid, kuhu me reisime, need olid nagu arenevad riigid. Ja kui sa võtad areneva riigi inimese enamjaolt, ta on kõvasti õnnelikum, ta on kõvasti siiram, ta on kõvasti vähem salakaval ja kahepalgeline, kui on nii-öelda arenenud riigi
elanik. Ehk siis seal tulid need siuksed erinevused sisse võib-olla. Ja see on tõesti mega hea küsimus, just kui nagu sa olid reisinud nii palju sellistest kohtades, kus sa nägid sellist siirust ja sellist nii-öelda heatahtlikkust näinud kuidagi ja siis sa ei osanud võib-olla seda nii-öelda ei osanud seda oodata nagu, et sealt võib midagi muud üldse tulla. Aga väga hea küsimus. Kas sealt poolt on midagi veel? Üks on veel. Et kumb oli raskem, kas kohanemine Austraalias või sealt tagasi kuidas kohanemine Eestis? Korda palun küsimus. Ja, et küsimus oli siis, et kumb oli raskem, kas kohanemine Austraalias või siis see hetk, kui sa Austraalias tagasi Eestisse tulid? Ma arvan, et sellise puht nagu füüsilise reaalsuse poolest Austraalias kohanemine, seepärast, et see on kõik, see on kliima, mis on täiesti uus, see on keel, see on, ma ei tea, uute tänavate äraõppimine, see kõik, aga... Liiklus käib teist. Jah, aga moraalselt Eestisse sellepärast, et sa ei eelda, et sind aksepteeritakse uues riigis, Austraalias. Ehk siis sa kohaned, aga nagu, et sa ei võta seda niivõrd isiklikult, kui inimesed ei aksepteeri sind. Jah, sest sa oled kind of nagu, et see on uus keskkond niiku nii nagu... Ma olengi teisest kohast, ma olengi uus, see on teie thing, ma tulin siia sisse, see ei ole probleem nagu otseselt, et ta mind kohe omaks ei võta. Aga kui sa tuled koju ja sind, või justkui koju ja sind ei võeta omaks, siis see on nagu moraalselt siuke hästi raske asi, mida inimesel nagu alla neelata nagu, et see, just see kuuluvustunne, millest nagu Gemma rääkis, et see mingil määral nagu 1 sekundiga võetakse sult ära, aga kes ma siis olen nagu, kui ma ei ole see ja ma ei ole teine, et ma arvan, et see mentaalne aspekt seal nagu oli kõvasti raskem. Jaa. Väga hea küsimus. Jälle, mingid super head küsimuste küsijad on seal. Tuleb sealt head kraami, jaa. Kuule, aga Liisa, aitäh sulle, et võtsid aega meiega koos olemiseks. Kas me saame siin koha peal teha suure aplausi palun Liisale? Aitäh! Aitäh! Kusjuures mul on sulle midagi. Mul on sulle üks väga vahva kingikott. Nii et väga armas. Võta palun see, head maiustamist ja head reisimist. Kus su järgmine reis on? Kuhu sa minemas oled? Itaaliasse. Väga põnev. Millal sa lähed? Juulis, väga lähe. Täpsemad kuupäeva ei anna, ma ei taha, et su nihverdad ennast kaasa vist reisile. Ärme avalda igaks üks. Kuule, aitäh sulle, meie varsti kohe jätkame oma viimase külalisega ja te ei taha sellest ilma jääda, nii et kohtume juba mõne hetke pärast. Aitäh sulle, Liisa. Aitäh. Yeah!